Valmis, jah? Jah. Jah. No tere hommikust, tere lõunat ja tere õhtust. Siin on Coldcast. Mina olen Kaur. Tema on Martin. Tervist. Ja täna on meil külas meie kooli vilistlane, näitleja Saara Pius. Tere. Kuidas läheb? Uniselt ma just ärkasin. Kuidas te laupäeval tulete kooli ja hakkate tegema mingeid asju? Puhake. Ei, see on juba kombeks saanud. Ma olen aus. Pigem teha laupäeva hommikul, kui kuskil peale pikka koolipäeva õhtul. Tõsi. Et siis on vaata ja meel on veits uimane. Et siin on see, et tuled 2-3 tundi varem üles, jõuad kooli ja hakkad tegutsema ja aju läheb tööle. Ja, aga üldjoontes läheb hästi. On ju detsember, on jõulukuu ja selline mõnus tore aeg. Väljas on lumi ja kõik on hästi. Ja. On selle aastane jõuluaeg kuidagi tihedam ka kui tavaliselt? Ei ole. Ma teadlikult mingisugused jõulutuurid ja sellised asjad eemaldasin. Mõtlesin, et see aasta ma tahaks olla rahulik ja perega rohkem ja on see mõõdukalt. On etendusi ja üks kontsert ja siuke rahulik, et niikuinii seda askeldamist on nii palju lastega ja mingid jõulupeod ja kingid siia tänna jooksmist, et see on siuke kiire aeg niikuinii. Aga kooli ajal kindlasti tuleb seda jõuluteemat iga aasta lõpus siis alati sisse. Et kas teil oli äkki klassis, lennus või üldse üle kooli mingisuguseid traditsioone, mis te iga-aastaselt tegite? Ei mäleta jõuludega seoses, et oleks teil on mingid traditsioonid. Kas te näiteks jõulupakke ei teinud nii-öelda oma klassi siseselt, ei kinkinud midagi, loosiga ei tõmmanud nimesid? Ei mäleta, et oleks olnud. Kas teil näiteks praegu ma tean, et alati teevad teatriklassid, 10. klassid, teatriklassid teevad mingi jõulunäidendit kogu gümnaasiumi üle, et siukest asja? Võib-olla oli, mul on nii halb mälu, mul läheb kõik meelest ära, aga ma ei mäleta. Ma mäletan, et meil oli, millal see Peti Alveri see mingisugune Jõgeva see festival on, teatrifestival, millalgi sügisel, võib-olla talvel, ma ei mäleta. Et see oli ja siis millalgi oli märtsikuus Saaremaa teatri minifestival, et me nendeks valmistusime kogu aeg niimoodi korda mööda. Ma mäletan nagu seda kogu aeg ja siis olid need kooliasjad, need playbackid ja kõik siuksed asjad ja mingid lauluvõistlused ja aga jah, mingid jõuluvärki ma ei mäleta, võib-olla oli, aga et pigem olid jõulud nii-öelda rahulik aeg koolis, et tavaline õppimine ja vist siis küll, vaheaeg. Vist küll. Aga kuidas teil, sa nüüd käisid siin kooli, või üldse koolis juba rohkem kui 10-15 aastat tagasi? Ma sellest räägi mitu aastat tagasi. kuidas see playbox või playback siis teil välja nägi? 2006-2009 vist oli, jah. See oli selline tore aeg, see on juba põhikoolis ma käisin Audenteses, nii et ma siin koolis käisin ainult 3 aastat, et see playback, playbox, kuidas iganes seda nimetatakse, et see alati õpilastele meeldis, on nii tohutult lahe asi, et see on lihtsalt siuke puhas fun, sa ei pea otse laulma, sa lihtsalt teed pulli ja nalja, et see on alati hästi tore ja me ka siin tegime igast mingit tantsulkat ja see oli väga tore, jaa. Et siukest, see vist toimus ikkagi aulas sellel ajal. Meil oli ju see, meil olid, ma mäletan, meil olid siuksed asjad ka nagu tantsud õpetajatega ja mingid sellised asjad ja meil oli see, et 10. klass me olime siin majas, kui ta ei olnud veel remonditud. 11. klass me olime Kaja taga selles koolis, kus aknad lasid tuult läbi ja me teipisime, kleepisime vana ja räämas ja nüüd ta on seal remonditud ja siis me 12 klass tulime siia siis remonditud majja. Et meil oli natuke siuke pilla-palla gümnaasium, et siin seal igal pool. Et tuli praegu meelde ja aga jaa, mis see küsimus oligi? Et kas teil playbacks või playbox siis toimus aulas? Jah, aga muidugi. Oli aulas, jah. Aga see 11. klass, kui te ära olite siit koolist, siis toimus ka või siis oli neid sündmusi, ma eeldan, et pigem vähem? Ja ikka toimus ja siis oligi see, ma mäletan, see tantsud õpetajatega ja iga aasta olid mingid lauluvõistlused, ma mäletan ja igast asju toimus kogu aeg, jaa. Aga mõtlen, me olime teatriklass, me olime nagu täitsa kuidagi
täitsa eraldi elasime, hingasime täitsa omaette, tegime neid etendusi ja proove ja meil olid need teatritunnid ja täitsa mingi ja siis meil oli ju klassifilmivõtted. Nii kui me 10. läksime, siis meil oli õpetaja Gerda Kordemets oli meie teatriõpetaja ja tema oli siis selle klassifilmiga kuidagi seotud ja meie siis see teatriklass sai selles filmis osaleda. Ekstratena siis nii-öelda, me ei olnud peaosades, aga me olime selles klassis. Kas te olete näinud seda, ma ei tea? Jah, päriselt. Et ühesõnaga, siis meil oli see teema. Me olime seal ja filmivõtted on teatavasti pikaajalised asjad, et see oli selline esimene äge kogemus meil. Jaa. Et kas sealt võis tulla see näitleja pisik sisse või see oli juba varem? Kus see näitleja pisik? Ma olen seda mõelnud päris palju ja eks ta põhikoolist ikkagi alguse sai kõik need igasugused tantsu, mingid võistlused ja mingid luuletused ja väiksed näidendikesed, et sealt ma kuskilt nagu tundsin, et ei tea, see kuidagi meeldib mulle, see tuleb mulle välja ja see on asi, millest ma saan kiita ja muud asjad nagu väga välja ei tule, et järelikult midagi peab selles olema. Et, ja siis oligi gümnaasiumi vahetamise aeg ja vaatasin, et siin on teatriklass ja VHK-s oli teatriklass ja siis ma proovisingi mõlemasse. VHK-sse ma ei saanud isegi esimesest voorust, sellest matemaatika, sellest ma ei saanud juba läbi, see oli juba nii raske, et aga siia ma sain sisse ja siis ta läks juba niimoodi loomulikku rada pidi, et kõik see teatri tegemine siin oli loomulik, et ma siis proovin ka, tollel aastal võeti siis Viljandisse kursus, et siis läksin sinna proovima ja ainsana oma teatrigümnaasiumi klassist siis jätkasin teatriteed mina. Aga toona, kui klassi loodi, ta ei ole kõige kergema sisuga film, et kuidas nagu sa sellest filmist toona aru said, et kas ta mõjus sulle ka sama rängalt või? Jaa, loomulikult siis ma mäletan, kui me tegime seda tulistamise stseeni, seda me tegime vist mitu päeva vist. Et ma mäletan, kuidas need peaosalised poisid nad täitsa nagu kükitasid vabal hetkel nagu ja värisesid ja mõtlesid, kui õudne see kõik on ja ma pean seda mängima ja siis seal ikkagi filmi inimesed tulid ja seletasid ja rääkisid ja rahustasid neid ja see oli päris hirmus seda kõike teha tegelikult. Ja ma just mõtlengi seda, et suht tavaline on see, et nii-öelda lemmikžanr on õudukad filmid, et ta on hästi siuke naljakas võtta platsile. Ma just mõtlengi, et nii-öelda noorele inimesele, et kui nagu raske sellist rolli on mängida, et eriti see oli su esimene ka film. Jah, me olime seal kambakesi, mina mäletan, pigem need bulli tüüpi, et me nagu naersime selle olukorra üle seal ja olime nagu need kaasajooksikud, et tollel hetkel muidugi sa mängid ja kui kaamera ei käi parasjagu on tore ja lõbus ja et sa nüüd nagu kogu aeg ei mõtle, siis see õudne see kõik on, siis ei suudaks seda tööd üldse teha, et aga jah, ei muidugi noore inimesena muidugi sa saad ju kõigest sellest aru ja see ongi õudne ja. Aga ütlesid, et said siis Viljandisse õppima. Et valetan, üks inimene, Mirjam Mesak on nüüd ooperilaulja Viini teatris, et tema jätkas ka kind of sarnane tee, aga lihtsalt siis laulmine. Aga et kuidas seal Viljandis see õppimine välja nägi või et välja näeb? Kuidas see välja näeb? Mul on väga hea meel, et ma sain sellise viimase osakese veel Kalju Komissaarovist. Ja terve nagu selle 4 aasta vältel, et järgmine kursus sai nagu pooleld ja siis ta kahjuks juba suri. Et mul on selle üle, ma olen nii tänulik, et tema on ikkagi, oli ikkagi selline teatriisa ja ta oli nii tark ja temalt oli nii palju õppida ja ta oli ikkagi üks kihvt tegelane, et aga välja nägi kogu see asi. Esiteks oli tore see, et ma alustasin iseseisvat elu. Ma läksin täiesti teise linna, ma elasin oma ette, ma sain järsku, mul ei ole enam vanemaid, mul ei ole kedagi, kes ütleb mida, millal, kus on, ma võisin süüa, mida ma tahan, võisin kanda, mida ma tahan, tulla ja minna, mille ma tahan, mu oma elu, vaata see lõi nagu päris
pahviks, et see oli nii äge ja tükk aega läkski nagu selle peale, et oma elu kuidagi siuke kodu mängimine, et see nagu võttis võimust, et see teater kippus võib-olla vahel nagu olema see teisejärguline, aga siiski palju tööd ja vaeva, õppimist hommikust ööseni, istud seal Black Boxis ja muudkui teed oma neid etüüde ja asju ja proove oma kursakaaslastega ja selline väga-väga-väga intensiivne periood esimesed aastad, et viimased 2 aastat, siis on juba see, et keegi kuskil midagi teeb teatris, mingid tükid, mingid asjad, et siis sa teed juba neid kursuse lavastusi, on ju, et siis on natuke lihtsam, aga esimesed 2 aastat on küll nii, et sa ei, hea kui see süüagi aega on. Aga kas sa selle aja jooksul jõudsid ka nii-öelda kahelda selles, et noh, nagu sa ütlesid, see on väga raske, et noh, ikka noorel inimesel nii-öelda ta hakkab kahtlema oma valikutes, kui asi väga raskeks läheb, et äkki ei ole mulle, äkki noh, võiks midagi kergemat teha. Ei, ma mäletan küll, üks tagasiside, eksami tagasiside oli nagu minu pool natukene siuke negatiivsem, siis ma nutsin selle, tähendab, kas ma peaksin üldse jätkama seda asja, mul ei tule ju ilmselgelt midagi välja ja siis rahustati mind maad, rahu, tähendab, sa käibki asja juurde, sa ei saa kogu aeg olla nagu kuskil kõrgustes ja et see käibki nii, sa komistad, kukud, tõused püsti, õpid sellest, et nii see käibki, et aga kooli ajal ma olin jah vist siuke nagu selline keskmine tegelane, et ma ei olnud väga mingi särav täht ja ma ei olnud ka mingisugune, kes kogu aeg nagu peaks välja langema, aga ma olin selline keskmine. Aga kas kellega sa seal koos lennus või siis kursusel koos õppisid, et kui palju sealt nii-öelda tuntuid nimesi välja tegelikult tuli? No suur kamp läks Sugalasse, ma ei tea, kas te teate, Vallo Kirs, Claudia Tiitsmaa, Adele, Jaago, Rait Õunapuu, Marika Palm, et nemad said jah Ugalasse, siis mina ja Imre Õunapuu, meie läksime Rakveresse või Rakverre teatrisse ja ülejäänud jäid siis nii-öelda vabakutselisteks või üldse pöörasid uue lehekülje või üldse on kuskil, kes teab, kus teevad mingeid muid asju või siis vahel ka näitlemist, aga jah. Aga kuidas Viljandi kooli nii-öelda koolielu sind nii-öelda inimesena kasvatas? No selles mõttes sa lähed sinna, sa oled siuke 18-aastane selline midagi maailmast ei tea, mul elu oli olnud ju ainult kooltrenn, tegelikult ma ei aimanud, ma ei saanud üldse aru, mis see maailm üldse on. Sa lähed sinna ja sa ikkagi, sa kasvad suureks seal, sa oled, sa pead õppima palju, sa pead lugema palju, sa pead endast seisma, sa pead kõik see inimestega läbisaamine, tutvumine, kõik see on nagu nii selline suur õppetund, et jah, ma arvan, et jah, ma kasvasin seal lihtsalt suureks. Ma mäletan Kalju ühel hetkel ka, kui ma tegin etüüdi, siis ta ka, tähendab, stopp, Sara, lõpeta, lasteaed on läbi, saad aru, sul on vaja nüüd hakata nagu suureks inimeseks, nagu, et tegele endaga, õpi, loe, ja see ongi väga tähtis, et jah. Aga teil olid ka kindlasti väga palju näidendeid, mis te seal siis tegite ja võib-olla mingid eredamad hetked, mis üldse sellest koolis olemises ja enda nii-öelda näitamisest on meeles? Ma olin meie kursused, ma ütleks, selline üksik hunt kuidagi kujunes nii, et meie kursusel oli väga erinevad inimesed, erinevas vanuses, erineva taustaga ja kuidagi väga sellised erinevad ja kohe moodustusid sellised mingisugused grupid ja üks grupp saigi meil Ugalasse, teine grupp jäi niimoodi vabalt lendlema ja mina kuidagi olin seal selline üksik hunt, ainukene Tallinnast pärit inimene ja kuidagi ma siis seiklesin väga palju üksinda, ma sain teisel kursusel, ma sain oma esimese sellise professionaalse teatri kogemuse, ma läksin kohe tegema ühte tükki, lastetükki, jõulutükki Ugalasse ja siis ma tegin Tallinnas noorsooteatriga ühte muusikali ja siis et ühesõnaga seiklesin päris palju üksinda, et siis kursa lavastustes ma väga
ei juhtunudki kaasa tegema. Millest on osalt kahju, aga teisalt mulle see väga sobis ja meeldis neid asju teha, mida ma tegin ja need siis liigitusid ka minu nii-öelda kursatööde alla või neid hinnati siis nii-öelda nagu koolitöödena, et ja eredamad hetked, no need kõik ongi, ma mäletan, see oli vist 3. kursus või 4, kui ma mäletagi. Kui ma tegingi Nukuteatriga, me tegime Kevadine ärkamine, selline muusikal oli, mulle väga meeldis teha ja seesama Ugala tükk, mis oli minu esimene selline professionaalne, see on mul nii eredalt meeles. Ma läksin esimest korda, ma olin 19, no sa oled täiesti noor ja selline roheline, mõtled, oh my god. Ja ma läksin teatrisse, kõik see teater ja need professionaalid, näitlejad, ma ei julenud midagi rääkidagi. No tavaline on see, et sa võtad ühe materjali, siis mõned nädalad sa istud laua taga, arutad, analüüsid ja siis et kohe püsti ei tõuse, kohe nagu tegema ei hakka, on ju, et kõigepealt ikkagi käiatakse see materjal läbi, siis ma istusin seal laua taga terve aeg midagi ei julgenud rääkida. Kalju komissar koolis ju alati kirjutage kõik üles, mida on vaja siis, või mida ma räägin, kirjutage kõik üles, et kes ei kirjuta, siis kohe. Ja siis ma kogu aeg kirjutasin kõike, mida räägiti ja kogu aeg olin nagu selline närviline, selline üldse mitte julge tegelane ja siis, aga ei, ja siis hiljem esikapeol ma saingi teada, et minus kaheldi ja võib-olla taheti üldsegi välja vahetada, et ma olen kuidagi arg ja selline, aga õnneks nad ikkagi jätkasid minuga ja lavastaja ütles ka lõpus, et kuule, et rahu, et ära kirjuta nii palju, et nagu sul tuleb välja, et rahune maha, et usalda ennast ja usalda seda protsessi, et ära nüüd chillax. Andis mulle uue selle näidendi ka veel, et viskasin selle vana, mis oli täis soditud nii, lähen paremale, pööran vasakule, siis ütlen selle lause, siis keerutan seda, et viskasin ära ja lihtsalt nii. Pane nüüd siin ja usalda protsessi, usalda näitlejaid, vaata silma, räägi päriselt laval, et see oli selline esimene väga suur õppetund minu jaoks. Aga eks ta on vist päris nii-öelda kohati tavaline, et ega kui su ees avaneb mingi siuke suurem uks, et ega sa tahadki olla perfektne ja see võib nii-öelda keerata just vastupidiselt üle selle, et mingil määral peab võtma nagu rahulikult ka. Jaa. Aga nüüd, kui sa nii-öelda olid saanud kätte ka väikse nii-öelda teatrikogemuse, see oli väga närviline, vähemalt sinu jaoks, ja sul oli samas ka all filmikogemus, et kas sa nii-öelda tunnetasid ka, et sa tahaks olla pigem kumb nii-öelda näitlejad, filmi või teatri näitleja, sest ma eeldan, et sul filmis nii-öelda võib närv vähe väiksem olla, et seal on need nii-öelda uued duublid asjad, mis sind nii-öelda alati päästa saavad. Ei, kooli ajal ei olnud seda mõtet üldse, et kas olla filmi või teatri. Ma arvan, et see on tänapäeval tekkinud see selline, kuna neid filme, sarju on rohkem ja vist isegi nüüd Viljandis on olnud eraldi mingisugune filmikursus, et neil ja ühesõnaga täitsa, aga tollel hetkel seda ei olnud, sest filme tehti vähe ja see ei olnud üldse nii selline wow, Netflix ei olnud ja kõik. et siis ma seda ei mõelnud, aga aga jaa, me kooli ajal me tegime 0 punkti etendust Rakveres ja sealt nii-öelda siis Margus Karu, kes oli selle kirjanik, nägi seda tükki ja siis hakati seda filmi mõtlema ja siis Margus Karu kuidagi kutsus mind ka castingule, sealt siis nii-öelda see 0 punkti film hiljem, mis tänu sellele on mul ka selline abikaasa ja ühesõnaga see on naljakas mõelda, et üks materjal on olnud minu selline teerajaja, et ma olen olnud selles tükis, siis selles filmis ja siis leidnud ka oma abikaasa ja pere loonud tänu sellele materjalile. See on selline tore kokkusattumus, et aga et filmi või teatrinäitleja, ma arvan, mul on lihtsalt olnud nii palju vedamist, ma olen saanud teha nii palju erinevaid asju, nii teatrit, filmi, sarja, meelelahutust, saateid, reklaame, kõike. Ja mulle väga see sobib, mulle väga meeldib, ma tahan, et olekski mitmekülgne, et jaa, mulle meeldib mõlemaid teha. Ja. Aga kuidas, sa ütlesid, et sa oled 0 punkti näidelnud nii laval kui kaamera ees, et kuidas sama lugu või sama temaatikat mängida laval ja kaamera ees, mis selle nagu vahe on?
need on väga erinevad ikkagi. Teatris me, no esiteks olid teised rollid, ma ei mänginud samu rolle ja teater on niivõrd palju tinglikum ja seal me käsitlesime vist tervet raamat. Noh, ma ei tea, kas te olete lugenud, seal on nagu 2 osa sellel raamatul, et see esimene, see kooli kõik see asi ja siis teine, kus ta läheb kuskile suve oma sõpradega veedab suve. Ühesõnaga, ma ei mäleta täpselt, aga jah, film oli siis keskendunud sellele kooli asjale, et siis mul oli ka teine roll, et need on hästi-hästi erinevad. Jah, mis sa küsisidki? kas nii-öelda töötada nii-öelda sama projekti peale jällegi 2 erinevas projektis, et kuidas see nagu erines? No jah, teater on ikkagi teater. Meil oli seal, meil oli see nagu isegi nagu muusikaline, me laulsime seal, ma mäletan, et olid nagu mingid laulud ja siuke grupitöö ja selline nagu teater on jah, selline teater, see nagu tinglikult lood neid olukordi kuidagi ja neid maailmu, et filmis sa saad päriselt, sa saad teha selle klassi ja selle kooli ja sul on see kodu ja kõik asjad, et hästi erinevad. Et sinu jaoks nagu ei olnud siukest tunnet, et need 2 valguvad nii-öelda kokku või et siis üks nii-öelda pärsib teise näitlemist, et said võtta kui eraldi need on kahte. Suht eraldi, jah. Aga sa lähen korra kogu teemast kõrvale, et mainisid Netflixi, et oleks huvitav kuulata, mis on mõned filmi või seriaali soovitused, mida sa oled viimasel ajal vaadanud? Ma vaatasin just seda eile või millal see oli see Leave the World Behind. Ma ei tea, kas seda vaadanud. Tuli praegu meeldest. Netflixis. Mina ei tea, seal ei ole nagu nii palju häid asju. Ma ei tea. Mingite trendidega kaasas ei käi igatahes. Squid Game. Squid Game, ma vaatasin küll ära Stranger Things, mis need kõik on. Jah, ma olen kõik ära vaadanud. Muidugi ma vaatan need kõik ära professionaalsest huvist ja eks ma ikkagi jälgin no neid platvorme on ju uudselt palju, on Apple TV-d ja kõik ja niisama sealt kus leida ja tõmmata asju on ju ka veel, et jummel, soovitad alati, kui keegi midagi, mis sa oled nagu vaadanud või mida sa soovitad, siis nagu pea jookseb tühjaks. Kas ma üldse midagi olen vaadanud? Tegelikult ju vaatad kõike on ju ja no, mul tulevad üldse Apple TV mingid sarjad praegu, mingi Big Little Lies ja Morning Show ja Ted Lasso ja mingid siuksed tulevad praegu üldse meelde, et need on olnud toredad. Mis seal Netflixis veel on? Mis teile meeldib üldse vaadata? Noored? Nagu üleüldse või Netflixist? Okei, võtame Netflixi. No ma arvan, meile mõlemal on väga südamelähedane Peaky Blinders. Aha, jah, seda ma ei ole veel vaadanud. Briti seriaal. No muidugi see põhiasi, mis see narkovärk. Breaking Bad. Just, no see on ju basic, see on must see. No muidugi, see on küll HBO-s, aga Game of Thrones. No loomulikult. Ja siis True Detective. See on hästi hea seriaal, mida ma tegelikult tean, et paljud ei tea, et siuke asi on olemas. Aga see eriti esimene hooaeg hästi meeldis. Aga kui palju sa üldse viimasele kinno jõuad? Sest kino peale kogu seda koroonapandeemiat on natuke nii-öelda kaotanud populaarsust. Et kui palju sina kui näitleja jõuad kinno? No ikka ma üritan sellised suuremad, tähtsamad asjad ära vaadata. No jah, kuna mul on 2 väikest last, siis see vaba aja leidmine on keeruline, et lihtsam on kodus asjad ära vaadata, kui leida see aeg ja minna ja vaadata. Aga ei, ma ikkagi need suuremad asjad ikkagi vaatan ära ja Eesti kino ma ikkagi üritan ka kursis olla. Ma nüüd tahan väga nähtamatut võitlust minna vaatama, see on mul ootejärjekorras ja ikka käin. Ma isegi võib-olla laiendaks küsimust, et kui kultuuriloojana, et kui palju sa kultuuri tarbid, kontserdid, samamoodi kino, sellele me saime vastuse, et teatris palju sa käid nii-öelda teiste tükke vaatamas, kus sa ise ei osale. See on suht klassika, et näitlejad nagu teatrisse väga vaatama ei jõua, sest et endal on kogu aeg mingid tükid ja etendused ja kontserdid ja õhtujuhtimised ja kõik, et õhtud on kinni kogu aeg.
aga me ikkagi üritame. Eile me tahtsime minna Märdiga seda Antigonet vaatama sinna Draamateatrisse ja jäi ära, et näitlejad haigestuvad. Ja ei, me ikkagi kõik Linnateatri asjad, tänu sellele, et mees on seal, siis ma näen kõik ära ja ikka üritame käia. Kui on Tartus mingi hea tükk, siis sõidame Tartusse, kui ikkagi üritame käia päris palju, ikkagi käime. Ja kinos ja teatris ja kontserditel ja ikka oleme kursis ja käime. Aga palju te üldse perena seda nii-öelda vaba aega leiate, sest ilmselgelt teil nii-öelda graafikud ei saa kattuda kogu aeg, et kuidas see ühisaja leidmine üldse välja näeb? Jaa, see ongi keeruline, see on selline matemaatika, see on ongi ühised kalendrid ja siis sa sätid ja paned kirja seda omaette aega ka on ju mehega vaja, on ju, et ei ole ainult lapsed ja meie töö on jah selline pilla-palla, et ei ole selline 8-5 töö, et siis selline sättimine käib. Aga Märdil on selles mõttes seal Linnateatris ta ei ole nagu igapäevaselt hullu seal ei pane, et neil on seal suhteliselt rahulikult läheb, et 2-3 rolli aastas vist. Ja ma saan oma asju sinna sättide vahele ilusti, et kui ma tean, et tal ei ole prooviperioodi, siis ma sätin sinna oma prooviperioodi või ütlen mingisugusele projektile jah ja teen seda siis, kui temal on vaba aeg, on ju. Ja lapsi ka niimoodi hoiame niimoodi, mitte kordamööda, aga selles mõttes, et tegutseme perena väga hästi, et me oleme koos päris palju, et naabrid kadestavad, et me päris palju saame nagu koos olla õues ja hängida ja käia ja teha, et väga paljudel ongi see, et mees on 8-5 tööl ja siis naine üksinda, eks ole, tegeleb lastega ja toimetab ja siis õhtul keegi tahab võib-olla trenni minna, üldse ei olda nagu koos või ei saada koos olla, aga me saame väga hästi kuidagi klapitatud ja sätitud ja käia ka välja asja, nautida kultuuri ja. Sellega on hästi. Sellega on väga hästi, jah. Aga siin just tuli välja uus Disney multikas. Oh yeah! Inglise keeles Wish, eesti keeles Soov, kus siis sul oli võimalus lugeda, sa olid vist isegi peategela selle peale. Et kuidas üldse nii-öelda välismaise multika eestikeelne peale lugemine välja näeb? See on tore, mulle meeldib see kõik väga. See ongi tegelikult paljuski minu igapäevane töö. Need tavalised multikad, mis telekas jooksevad, Kid Zone ja kõik ETV, et neid ma käin väga tihti lugemas, et enamasti ma istungi klapid peas kuskil kuudis ja loen mingeid asju, et see on minu töö ja see Soov samamoodi oli järjekordne selline projekt, on ju, et ma olen neid teinud päris palju, neid kino selliseid suuremaid filme. Aga ikkagi Disney ja kui lahe, Disney saab 100 ja selline spetsiaalselt selle jaoks tehtud multikas ja ma üldse ei arvanud, et ma selle saan, ka nendele on castingud. Ikkagi selline ja casting on väga õudselt selles mõttes nende Disney asjade puhul, et sa ei saa materjali ette, sa lähed sinna kuuti ja lastakse sulle see laul, mis on väga raske, need laulud on nii rasked, palun laula järgi, tee ära nüüd ja siis sa oled seal tund aega seal boksis ja kitkud juuksid, sest see on nii raske ja sa pead nagu eesti keelde ma ei tea, võib-olla on inglise keeles alguses, ei teagi, aga jah, sa pead nagu järgi tegema ja siis mõtled, et mina ei oska, kuidas üldse võimalik, aga siis selle puhul mul oli väga hea meel ja ma sain selle rolli ja ka filmi tegemine on selline, et sa ei saa materjali enne, sest autoriõigused ja kaitsed neil on nii tugevasti peal, et isegi need filmi, kes seal arvuti taga istuvad ja seda kõike kokku panevad, isegi nemad ei tea, nad saavad nagu sellel hetkel alles nagu, või päev ette nad saavad aru, et siuksed laulud, okei. Ja siis see näitleja tuleb boksi ja kuulab ja vaatab neid eestikeelseid sõnu ja siis hakkame siis pihta lause haaval, laulame siis selle nagu ära, et see on väga raske töö tegelikult sellise suure muusikalise multika puhul. Aga ära ma ta tegin ja Kaua see peale lugemisaeg siis oli umbes? Tegelikult see
lugemine ei ole nagu kaua, selles mõttes, et kui ei ole laule, kui on ainult tekst ja peaosa, siis sa teed selle 3-4-5 tundi võib-olla kokku, sa teed selle ära. Kogu film. Kogu filmi, jaa, see käib kähku tegelikult, Aga kas seal mõned ei ole tunnid. see, et sa ju ikkagi pead nagu lugema vastavalt Emotsiooni. sellele suule emotsioonile õigel ajal. Et kas see siis ongi see... See käibki lause haaval, sõna haaval, noh. Lihtsalt. Ta ütleb järgmise sõna, oh my god, siis oh my god, issand jumal, noh, et sa ütled nagu järgi täpselt nii, siis lähme järgmise lause juurde. La-la-la-la, aha, la-la-la-la-la, noh, sa teed täpselt järgi. Ja siis niimoodi ja siis paari tunniga on tehtud. Aga kui on laulud, siis läheb natuke rohkem, et sa paar päeva ikkagi mässad käid seal ja laulad ja aga üldiselt, noh, 1-2 päeva. Paar tundi on seotud sinu professionaalsusega või see peabki minema? Ei, see üldiselt nii ongi, jah. Okay, sest see tundub mulle väga ma nagu... hämmastav. Ma oleks arvanud, et see on ikka nädal-2 protsess. et sa ikka käid hommikust õhtuni, oled seal putkas vahepeal kohvipaus, loed seal tekste 1000 korda läbi, aga 5 tundi okei. Aga palju seal nii-öelda segatakse, et palju parandatakse, tahetakse teist emotsiooni. See ikka. See on väga tavaline. Ei, ütle rõõmsamalt või ütle rahulikumalt või noh, seda ikkagi aegelt öeldakse, et sa teed seda ühte lauselt 1-4 korda, et selles mõttes. Ja. Aga kas sealt on näiteks mingi Disney poolt on ka mingid kindlad kriteeriumid, kuidas võib seda teha? Siis materjal saadetakse kõigepealt, näiteks selle soovi puhul saadeti kuskile Taani, siis nad seal kuidagi siis saadetakse Ameerikasse, sealt tuleb tagasiside. Minu puhul seekord oli, et kõik on fantastic, oh my god, amazing. Aga vahel on ka see, et nii, et kuulge, et siin on paar asja, et seda oleks hea, kui näitaja ütleks rõõmsamalt, seda rahulikum, nad saadavad nagu mingi tagasiside, on ju, et siis et see kõik kontrollitakse nii-öelda üle. Ma kujutan ette, üks inimene seal kuskil Ameerikas kuulab kõikide maade versioonid läbi, et tundub täiesti, oh my god, mis töö. Aga olles kasvanud on ju multikate peal üles, kõiksugused, mis need multikad seal olid 2010-ndates. Sa väikse lapsena kuulsid ainult eestikeelseid versioone. Ja nüüd siin vanemana kuulates täpselt neid samu tegelasi ingliskeeles on tihtipeale see, et nii eestikeelne kui ka ingliskeelne hääl on mega sarnased. Et kas seal valitakse siis hääle näitlejaid ka selle, et oleks võimalikult sarnane originaalile? Ja need inimesed seal stuudios vaatavad selle multika läbi ja niimoodi haaval käivad läbi ja vaatavad, sinna sobiks väga hästi Tiit Sukk, on ju, täpselt see. Siin on mingi käredam hääl, kellel on käredam hääl? Evelin Võigemastil. Et siin on mingisugune plikakene. Saaral on hea siuke plika hääl, et niimoodi see käibki ja et ikkagi peab olema sarnane. Okei. Siis tegelikult väga see küsimus tekkis meil juba varem, mis me kindlasti tahtsime küsida, et kas on juhtunud näiteks jõuluhommikul, jõuluõhtul, kus sa ajad sassi Märdi ja Priidu? on suurem pere koos, keegi kokkab, sul on kiirelt vaja midagi küsida. Lähed tagant, võtad niimoodi kinni ja... Kusjuures, kui sa praegu ütled, on juhtud küll. Ja see oligi kusjuures vist mingi jõuluaeg, kui meil oli Põltsamaal oli üks suur maja, kus siis varem Märdi ja Priidu ema elas ja kaksikud ka noorena elasid. Ja siis me saime seal alati jõulude ajal kokku kogu perega ja siis, kui neil juhtub olema üks riietus, siis on juhtunud, et ma lähen tagant ja võtan kinni ja siis vaatan, aga see on mingid üksikud korrad, et seda nagu rohkem ei ole juhtunud. Mõnikord, kuna me elame samas hoovis kõrvalmajades peredega, Priit ja Maiken on kõrvalmajas, siis me igapäevaselt näeme ja kohtume, et siis vahel tulen hoovi näiteks, kõik on õues seal, siis vaata, Märt, okei, et mõnikord peab nagu vaatama hoolega, et kumb on, aga lapsed ajavad väga tihti sassi, mõnikord Mihkel, kas sa oled Märt või Priit? See on minu issi või Jossu issi? Nagu juhtub, aga mitte palju, nad on minu jaoks ikkagi väga erinevad. Aga alguaegadel olid sul mingi kindlad siis nii-öelda, mis iganes võtsid näost mingeid nii-öelda osi, mille järgi sa nii-öelda ära tundsid või sul oli kohe ikkagi see, et Ei, nad on kohe ikkagi väga, minu jaoks lihtsalt ikkagi väga erinevad. Ma saan aru sellest, et muidu rahva jaoks, et on nii sarnased, ei tee üldse vahet, kuidas sa teed vahet, et tegelikult on minu jaoks väga erinevad, et nii välimuselt kui ka
iseloomult ka mõtleks, jah. Aga kui nüüd vaadata võib-olla natukene tuleviku poole, siis mida see sulle toob kui näitleja või kultuuriinimesena või lausa emana? Ma just eile kirjutasin ühele lavastajale kirja ühe materjaliga, et tahaks teha. Ja ma tunnengi seda, et pärast teatrikooli ma läksin Rakverre, 3 aastat jõudsin seal töötada, see oli väga tore aeg, aga siis tulid lapsed järjest ja kuidagi see kodune elu ja selle kõrvalt olen ju teinud ka projekte ja olen nagu ikkagi möllanud aga see kõik on olnud selline nagu natuke selline sellised muusikalid ja lastetükid ja olen enamasti mänginud lapsi ja laulan siin natuke ja laulan seal natuke ja tulen lavale, teen na ja siis lähen ära. Siuke nagu, et nüüd tahaks tööle hakata näitlejana. Tahaks nüüd hakata tööle. Selline tunne on, et ennast proovile panna nagu tõsised materjalid, tahaks lavale, mul on mänguhimu lihtsalt nii suur, et ma ei ole saanud sellist vastutustundlikku materjali või rolli väga saanud isegi teha, et nüüd tahaks hakata tööle, selline tunne on, jah. Aga tihti sa ise tööd küsid või ise kirjutad, et mul on siuke soov või pigem ikka võetakse sinuga ühendust? No ma olen ikka olen kirjutanud, kui me nendest multikatest rääkisime, siis paljud küsivad, kuidas sa saad neid teada, ma tahaks ka neid lugeda ja kuidas, kirjuta, pane Google'isse kõik need stuudiod, kirjuta igale poole, nii, tere, tahan tulla oma hääle näidist sisse lugema, nagu näe vaeva, käi castingutel, sa oled kuskil, kuuled, ütle kellelegi, kuule, et mingid muusikalid ja castingud, et kuidas saad, davai, et kui järgmine kord tuleb, siis ma annan sulle teada, uuri, küsi, käi castingutel, proovi, samamoodi kui ma eile kirjutasin sellele lavastajale, tuleb nagu vaeva näha, mina olen vabakutseline, ma pean vaeva nägema. Samamoodi filmidele ma olen kirjutanud, jube piinlik, endal on sellel hetkel nii piinlik tunne, et palun võtke mind castingul, see tundub nii lahe film, on ju. Ja siis tuleb lolle vastuseid või siuksed, kus sa mõtled, miks ma kirjutasin, kui piinlik on ju, et tuleb ka sellised vastused, et ei, sorry, et sa oled liiga vana või et see roll ei sobi sulle või et siuksed vastused, neelad alla, lähed edasi. Et jah, ma olen ikka kirjutanud ja küsinud ja uurinud ja puurinud, aga väga palju tuleb ka otsepakkumisi ja. Aga palju sa oma karjääri juures oled saanud siukest negatiivset, ongi siukest nähvamist või nii-öelda allasurumist, et on seda palju olnud sinu pool? Ei ole palju, ma arvan, ei mäleta küll. Selles mõttes, et eks neid kriitikaid on ju olnud küll aga suhteliselt ütleks, et mul on väga palju vedanud, et ei ole selliseid tööga seonduvalt, ei ole selliseid mingisuguseid negatiivseid hetki, mis oleks mul meeles, kus ma oleks mõelnud, et kõik, ma jätan selle kõik, kus see teine ja üldse valib midagi muud, et pigem on see seotud mingi enese sellise kriitikaga, et mina olen see iseenda kõige suurem mahatõmbaja küll olnud. Aga võib-olla viimaseks teemaks võtaks siia, et kunagi oli Eestis siuke kultuskomöödiaseriaal nagu Su näguga lõpp tuttavalt. Kas te olete nii noored, te ei ole seda näinudki? Ei ole näinud seda. See oli seda ikka alates esimesest hooajast saati. Tore. Et kuidas see välja nägi, et kuidas said sinna? Kuidas 8 kuni 10 nädalat või kaua iganes see üks nii-öelda periood kestis, et mismoodi see välja nägi ja võib-olla kuidas siis päriselt sa läksid sinna lifti Saarana, et nüüd välja kes iganes see päriselt oli? Jaa, see oli üks äge, ma mõtlen, et kuidas ma sinna sain, ma ei teagi, produtsent Kaupo Karelson kuidagi siis ma töötasin just olin kooli lõpetanud, läksin Rakverre ja kuidagi pidi keegi teadma, et ma laulan ilmselt, võib-olla see sama 0 punkt või sealt kuidagi jutud läksid liikvele, ma arvan äkki, ja kuidagi mind nähti või teati ja siis kutsuti ja see oli väga tore aeg.
no ma olin siis 20, mis ma olin, 4 või noor ja väga-väga roheline, et kogu see meediamaailm ja kogu see tähelepanu algaski sealt mu jaoks ja see oli tegelikult päris šokeeriv. Ja see oli päris pingeline aeg ja mäletan, mul olid ikka mingisugused ärevushood aeg-ajalt ja väga suur närv. Ma olen ju olnud 2 hooaega näosaates, et esimene hooaeg oli selline, ma võtsin hullult tõsiselt ja hullult harjutasin ja hullult nagu, ma võtsin väga-väga tõsiselt aga mulle õudselt meeldis, ma olin eelnevad 3 hooaega vaadanud sellise mõnusa kadeduse tundega, et issa, kui lahe, ma nii tahaks ja siis ma teadsin, et see jõuab minuni, ma tean, see jõuab minuni ja jõudiski. Ja ma sain nagu sinna maailma, mulle sobis see maailm väga hästi, see selline laulmine, tantsimine, kõik see karakterid ja kõik need asjad, et mulle õudselt sobis see ja mulle väga meeldis seda teha ja aga just see, et ma liiga tõsiselt seda võtsin, et seda ma kahetsen küll, et nagu ja siis hiljem, paar aastat hiljem, kui oli see kuldne hooaeg, kui ma ka osalesin, siis ma enam nii tõsiselt ei võtnud, et ma võtsin natuke funniga ka ja siis kohe andiski tulemuse, et siis see võit koju tuli, et hästi tore aeg oli ja aga raske selles mõttes, et ma tegin samal ajal ikkagi oma muid töid edasi, et ma tegin samal ajal, kui kuldne hooaeg oli, siis ma tegin Vanemuises Kaunitari Koletist peaosa ja kõik, noh, et see teine pool sai natuke nagu kannatada, et see oli õudselt raske jagada ennast nii suurte projektide vahel, et ma meenutan natuke selline, mis aeg see oli. Nagu raske, aga samas tore. Aga kuidas see, nii-öelda see saade vist oli? Aga saade iseenesest selles mõttes, noh, ongi meeletud proovid, tantsuproovid see Villikoga, aga enamasti ikkagi proovid iseendaga kuskil kodus või leiad mingi prooviruumi ja lihtsalt teed, autoroolis teed, kogu aeg lihtsalt elad selles maailmas või nendes rollides, et ja siis lähed ja Maikeniga proovid ja siis lähed võttepäevale ja võttepäeval sageli tegime 2 saadet korraga. Hommikul 1 ja õhtul 2 ja ilge möll ja. No see on täitsa ju töö, omaette töö. Ja. Et kas see on ka minimaalselt kuidagi tasustatud või? Ikka ja. Et selles mõttes saad võtta seda tööna, mitte nii-öelda lõbune. Ja, et seal ikka tasu käib asja juurde ja. Aga kuidas see siis saate ülesvõtmise protsess oli, et noh, rääkisite kõigepealt see lifti ees ära ja siis oli Krimm või kuidas see töökäik oli? Need intervjuud olid täitsa eraldi päeval. Tehti siis paari saate intervjuud enne ära, on ju. Ja siis mängud lähed sinna lifti, tegelikult see oli mingisuguse tõstuk, on ju. Ja siis tegelikult tuled sealt kohe alla tagasi. Ja saatepäeval siis, no see saate tegemine on selline jupi kaupa lähed, on ju, et aplaus, praegu on cut, valmistame seda lava ette ja siis aplaus, jätkame, on ju, et publik on saalis kogu aeg, et see käib niimoodi, see ei olnud ju otsesaade tegelikult, et see oli ikkagi ette lindistatud. Noh, selles mõttes inimesed laulsid otse, et seda, aga jah, me tegime selle nagu ette ja aga noh, filmides on näiteks niimoodi, et ka, et kui kronoloogiliselt ei lähe, siis näitlejal võib-olla ei ole üldse aimduski, milline see nii-öelda lõppasi kokku tuleb, et kuidas sa nii-öelda, oli vist pühapäev, see päev, kui see tuli, et pühapäeviti vaatasid ka ja vaatasid mingit, see läks sinna, see läks tänna või ikka... Ei, selle saate puhul ikkagi ju see ei olnud nagu, sa oled seal koha peal, sa ikkagi näed seda, et milliseks see kujuneb, et pühapäeval oli tore vaadata kodus seda sõpradega, enamasti ma vaatasin ise ennast laulmas kuulata, minu jaoks siiamaani nagu päris võõras, et siis eriti oli kuidagi, ma ei tahtnud nagu niimoodi vaatasin. Aga iga saate lõpus oli see hästi suur punane nupp. Siis kui sa vajutasid, siis sa said oma järgmise tegelase. Saate saladus. Ma alati olen tahtnud teada, kas sa tegelikult teadsid, kelle sa saad või see tuli sulle ka seal üllatusena? Ma ei tea, kas ma tohin seda öelda. No nüüd on sellest ammu, et eks ikkagi kõik oli kind of paigas ja eks me, noh, selles mõttes seal ikkagi oli suur tabel, Exceli tabel, kes mida teeb ja ise ikkagi panid omale paika ja siis noh, võitlesid ja kaklesid teistega, et kui keegi tahtis ka seda sama rolli teha, et siis käis nagu skeemitud, kes mida teeb. See, mingi Seppo Seeman sukapükstes kuskil seal hüppab, siis ise valis.
no eks muidugi antakse nõu ka, et kui sul ikkagi üldse pole aimugi, et siis antakse nõu saate tegijate poolt, et kuule, et tee seda, et see sobiks sulle. Samamoodi, et kuldse finaali lõpus noh, mul oli ka, mida ma teen ja siis mulle öeldi, et kuule, et Appa sobiks sulle väga hästi või see Agneta või mis ta nimi oligi, jah, Agneta. Et tee seda. Ja siis ma tegin seda, et jah. Ja, aga filmide puhul on jah see, et sa teed seda ju täiesti risti-rästi, et võib-olla ühel päeval teed filmi lõppu ja teisel päeval teed filmi algust, et seda enam see eeltöö kodus peab olema väga-väga tehtud, et sa pead teadma, mis su tegelane elab läbi, mis hetkedel, et sa ei mängiks nagu täitsa valesti, et ja siis jah, kinos vaatad pärast, vau, sükke asi tuli kokku, kui äge. Me rääkisime just Märteniga ka, et ta ju tegi tehniliselt 3 filmi samal ajal. See on ja täitsa et õudne, jah, et wow. selles mõttes ta rääkis seda sama, et see nii-öelda sa pead oma tegelast nii tundma õppima, et sa saaksid aru, kus sa nii-öelda paikned. Just. Et see on ka ikka omaette töö. Ja. Aga lõpetuseks, kas sul on mingi soovitus või nõuanne mõnele noorele poisile või tüdrukule, kes tahab kunagi saada näitlejaks või kultuuriinimeseks, nagu sina oled? Kui sa tõesti oled tundnud, et see on miski, millega sa tahad jätkata oma eluteed, siis seal ei olegi lihtsalt muud, kui et näe vaeva selle nimel ja tegutse. Ja ma ütlen, kõige selle kõrval, kõik need ametid ja asjad, kõige tähtsam on see, et sa oleksid hea inimene. Siiras, avatud, lahke, abivalmis, sõbralik, tore inimene. See on kõige alus minu jaoks. Et vahel on see, et kui on mingisugune tööpakkumine või asi, valitakse 5 inimese seast, keda võiks võtta, siis vahel see mingisugune staaž või kraadid, need ei pruugi üldse lugedagi. Võib-olla loeb see, et ta on nii tore inimene. Võtame tema, et küll ta siis õpib või küll me õpetame selgeks, lalalala. Et see on isegi sageli nagu tähtsam ja mina vabakutselise inimesena, ma olen nii paljude inimestega tutvunud, kõik projektid on jälle uued inimesed, uued näod, kõik tõesti olen väga palju inimesi kohanud ja tutvunud. Et kõige tähtsam ongi see, et oleks nagu tore inimene, et see on nagu kõige tähtsam. Oleme sõbralikud ja abivalmid ja avatud inimesed, ei mingit sellist klats ja jura ja mingid ego värki, et see on kõige tähtsam. Aga jah, õpi, loe, vaata, koge, tunne huvi, käi ja jah, see on kõige tähtsam ka. No jah. No aga tõmbame otsad kokku või? Minu esimene podcast! Esimene või? Jaa, No ma aga olen siis- öelnud. Sest et kuidagi jah. Aga siia ma tahtsin tulla, sest et kuidagi ikka oma vana kool ja teie ja kõik see tundub nagu tore. ei olnud hirmus. Ei olnud hirmus, ei. Täitsa rahulik. No vaatame, äkki siis postkast on nüüd varsti punane. Vabandust. Ühesõnaga, ja aitäh, et vaatasite, aitäh, et kuulasite. Mina olin Kaur. Martin. Tema oli Martin. Aitäh, et sa tulid, Saara. Aitäh teile. Ja ma ei tea. Näeme siis järgmises osas. Just. Ciao. Ciao.